et ühel hetkel ma tundsin, et mul ei ole õhku öelda raadiosaatjasse ma seda niidel krokodillipisarad, suu lahti ja lihtsalt häälega nutan ja võtsin oma kompsud ja ma kõndisin minema. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu mäletate, kui mäletate, siis eelmine nädal jätkus meil juttu nii pikaks, et pidime osa pooleks tõmbama. Ehk siis nüüd jätkame täpselt sealt, kus eelmine nädal pooleli jäi. Ehk siis nautige. No nii. Me olime see Prantsuse tüdruku lugu. Yeah. Ma räägin, see on nagu, see veinika teema on nii keeruline. Ma ei tea, mis järjekorras läbi asju rääkida. põimunud kõik. Ja Prantsuse tüdruk. Meie tiim nagu kuidagi, jah, ta ütles vastu vaata mingisuguseid asju. Ja siis ta ei meeldinud seal mingitele inimestele. Meil oli üks Itaalia tüdruk. Kas ta oli Itaalia või Prantsusmaalt oli üks tüdruk? Hästi pisikene tüdruk. Ma pigem arvan, et Itaalia, siis ma ei usu, et nad olid mõlemad prantslased. Jah, muidugi. Yeah. Ja, Itaalia, ja. Sa rääkisid inglise keeles. Ja. Siuke pisikene tüdruk, aga selline nagu, ma kuidagi, ma ei taha öelda, ja ma kuidagi tajusin nagu kohe ära, nagu ma ütlesin, et kui sa võtad inimeselt ühe meel ära, siis teised arenevad, ehk siis nagu ma kuidagi nagu tunnetasin niimoodi väga palju inimesi, üritasin seda teha. Ja ma tundsin nagu kohe ära, et see Itaalia tüdruk on selline nagu natukene silmakirjalik, või kuidagi suserdab ühel pool ja teisel pool, kuidagi niimoodi üritab olla. Ja et et on siuke tore, teeb toreda näo ja siis tegelikult nagu kuskil nagu selja taga kuidagi klatsib või on siuke nagu, ma ei tea. Igal juhul ma ise siis kuulsin ühel hetkel, kuidas mina õpetasin Prantsuse tüdrukule, kuidas kastikuga tänki puhastada. Ja, või tähendab, jah, ta tuli minult küsima midagi ja siis ma läksin näitama ja siis ma ei olnud nagu päris kindel mingis asjas, sest ma ise olin ka seda mingi 2 korda ainult teinud ja meil kõrval siis oli meie teine tiim, nad tegelesid teise asjaga, oli siis sama Itaalia tüdruk ja siis ma nagu ütlesin, küsime neilt ja see Prantsuse tüdruk küsis ja siis see tšikk lihtsalt karjus ta peale. Et umbes sina teed seda, sina pead teadma, mis mõttes sa ei tea, lalala. Ja jälle väga oluline asi, veinikas on nagu öeldakse sulle esimesest päevast saati, sa ei tee mitte midagi üksi, sest et alati koos paarilisega, alati te kontrollite üksteist ja kui sa ei ole 110% asjas kindel, siis sa lähed ja küsid teistelt. Ja teised inimesed ei tohiks elu sees sulle niimoodi vastata. Ja et teile, et me räägime praegu mahuti puhastamisest, aga aine, millest me räägime on kostik, mis on nagu seep, tuumaseep, ütleme niimoodi, et seal ikkagi koolitusel on suur osa see, et kuidas kostikuga ümber käia, kui see läheb sul silma, see võib sind pimedaks teha, et nagu see ei ole lihtsalt ära söövitada ja siis ei ole niisama, et just panime seepi natukene tängi sisse ja nüüd peseme seda on ju, et seal on ikkagi väga rängad kemikaalid, seal on asjad, eks ole, seal on pumbad, mis pumpavad seda kemikaali väga kiiresti ringi ratast, ehk siis iga väiksemgi viga võib tegelikult olla väga-väga tõsine õnnetus. Jah, nii et ühesõnaga see tüdruk karjuste peale ja siis midagi oli ja siis ma küsisin ise midagi ja siis minule nagu täiega sõbralikult vaata. Ja nagu mul on ükskõik, kuidas nagu lõppkokku, et mulle ei meeldi siuke asi, vaata, et see, et minuga oled tore, temaga ei ole savi, vaata. Ja siis see ongi koolitustel igal pool öeldakse, et siukse asjaga tuleb siis pöörduda kuskile ja ma ei olnud kindel, aga see tüdruk ikkagi ütles mulle viimasel päeval, et tal on kõik. Ja ta üritas mulle nagu seletada seda, et ma ei tea, kuidas ta seda inglise keeles ütles, sest ma ei saanud nii hästi aru. Aga ta üritas mulle öelda, kuidas meie tiimikaaslased siis lakkuvad selle supervisor eesti keeles on vahetuse vanem. Ja vahetuse vanema tagumikku põhimõtteliselt. Ja siis nagu ta ütles seda kuidagi, aga ma ei saanud aru. Ja siis ta ütles seda uuesti ja siis ta lõpuks, nüüd kes vaatavad, näevad, ma teen seda nagu mimikaga järgi, siis ta oligi mingi, umbes, et meie need tiimikaaslased on ja, et nagu nemad nagu sellel supervisoril vaata, eks ta tegi, et nagu linking vaata ja siis nagu tagumikku. Et nagu niimoodi, ja tema rääkis minuga niimoodi, jumala tore, meil oli nii palju nalja sai ja meil oli väga lõbus. Ja siis see tüdruk läks ära ühel päeval, ta ütles ka mulle vist ikkagi, nii et ta siis tegigi HR-i, tegi igasugused kaebused, kõik asjad, mis te arvate, mis sellest sai? Tead sa, mis sellest sai või? Midagi ei saanud. Jah.
täpselt, et ongi see, et umbes ma näitan teile, on ju, et nii ei tohi käituda värk-särk, aga sellest ei saa mitte midagi. Samad inimesed töötasid seal edasi täpselt samas tiimis. Midagi, et saaks, siis no jah, HR nagu esimene samm võib-olla, aga jah, kui siin on tõesti väga-väga nagu väärkoheldud või mis iganes, siis pigem on fair works on see koht, kuhu sa peaksid minema. Töökoht, nad hoiavad nagu, ikkagi oma tagumigu peavad soojas hoidma. Muidugi, need on kõik suured korporatsioonid selles mõttes, et nii et jah, minu lemmiktöökaaslane läks ära ja siis me suhteliselt kohe, või noh, seal poole valge veini lõpetamise ajal, siis mina liikusin edasi evaporatori masina peale, see siirupimasin, millest me eelmises episoodis rääkisime. Jah, lühidalt rääkisime, jah. Üks inimene ainult töötab sealt, see kusjuures saime ka teada, et see nagu kogu see masin, mis on, see maksab mingi 1 miljon üksinda see masin, vaata. Jah, või oli isegi mitu miljonit, ma ei tea. Vist oli mitu isegi, jah. Ja seal peab siis mingid näite kontrollima ja noh, jälle vana aja see ussimäng on ja voolikutega tegelema ja mida iganes, tippi võtma ja bla bla. Ja siis ma töötasin seal vist masina peal või ma olin ikka mingi pressi peal ja eks ma tegin seal vahepeal generali tööd ja põhimõtteliselt noh, igal pool on ja. Ja siis oligi see hetk, kus sadas vihma, hästi palju noh, seal oli veel hästi palju erinevaid asju, aga nagu ma räägin ainult need nii-öelda tipud ära. Üks ülioluline asi on rääkimata. Enne kui me jõuame vihmani. No nii. Ma töötasin siis veel valgete presside peale ja see oli mingi 2. või 3. nädalal. Ehk siis kõigepealt oli see Krisi asi. Ja nüüd me jõuame alles 2. asjani tegelikult. Ja pärast seda tuleb siis see prantsuse tüdruku asi ja pärast seda tuleb see vihmavärk. Me puhastasime pressi. Pressid on siis nagu suured tünnid, aga õhus ja teistpidi. Jah, nad on külje peal, sellised suured, no kujutage ette hästi suurt kuumaveepoilerit näiteks, nii külje peale pandud. Kui ma nüüd õigesti mäletan, mis see oli, 100 tonni marja läks ühe pressi sisse või ma ei mäletagi. No suur. Suured pressid on, jah. Ja see on nagu niimoodi, et sa lähed trepist üles, sa jõuad sinna pressina ja seal on hästi väike siuke luuk. Ja et sealt luugist siis noh, keerutatakse seda pressi, et põhimõtteliselt lõpuks siis need viinamarja nahad sealt välja saada, mida enam vaja pole meil on ja. Et nii-öelda see press siis tühjaks saada. Aga noh, lõpposa kõik ei ole võimalik selle keerutamisega välja saada ja lõpuks läheb sinna sisse inimene, kes võib-olla veid siit-sealt lükkab seda harjaga välja ja teeb voolikuga puhtaks põhimõtteliselt. Noh, lõppkokkuvõttes sinna lähevad marjad uuesti sisse, et ei ole nagu mingi süvapuhastus, aga lihtsalt suurem kraam välja, eks ole. Jah, just. Ja tuleme selle juurde, et inimesed lähevad sinna tegema raha. Ja mida kõike on nõus inimesed tegema selleks, et saada raha. Ja seal on väga palju erinevaid asju. Et ma mõtlesingi, et me jõuame järjest oma lugudest, jõuame tegelikult rääkida kogu seda veinika asja, on ja. Et väga paljud inimesed peidavad ennast nende mahutite taga, kui nad teavad, et väga tööd ei ole, siis hakatakse vaikselt inimesi koju saatma ja kui sa satud äkki kogemata selle inimese otsa, silma alla, kes siis otsustab seda, kes koju läheb, siis äkki ta saadab su koju, nii et inimesed peidavad ennast vetsudes, inimesed peidavad ennast mahutite taga ja nii edasi. Mul võib ükskõik kui palju raha vaja minna. Ma ei viitsiks elu sees seda teha. Ma lihtsalt ei viitsi. Lõpetage ära, no. Nagu ma olen alati öelnud, et kui on tööd, andke mulle tööd, ma teen hea meelega tööd, kui ei ole, palun lihtsalt saatke mind, mul on oma ajaga parematki teha, kui siin lihtsalt ringi kõmpida ja ammugi nagu peidad ennast sealt. Mida sa teed seal tänkide taga? Mul on nii palju targemat oma vaba ajaga teha, kui seal tänkide taga peita ennast. Jah, ei seda siis... ma ei ole kunagi aru saanud jah, et miks... No eks raha pärast, miks ma tean, aga nagu jah, ma kuidagi, ma ei tea, ei viitsi lihtsalt. Pluss lõppkokkuvõttes minu kogemusest on see, et kui sa oled nagu oma supervisoritel või inimesed, kes peavad neid inimesi koju saatma, sa nagu annad neile selle õlekõrre või oled nagu mingi üks päev mingi, ma võin minna, vaata, mul on suva, siis nad pigem just ongi see, et hoiavad sind tööl. Jah, kui sa oled see teravam pliiats ja tublim ja alati ei pruugi asjad niimoodi minna, ma räägin, see ilmselt väga oleneb üldse sinu tiimist ja positsioonist ka, et kui su positsioonil ei ole tööd, siis midagi ei ole teha võib-olla praegu on ju, siis lähedki koju. Aga
pigem ikkagi lõpuks see tänkide taga peitmine asi ei too sulle rohkem raha suures pildis. Sind saadetakse ikkagi lõpuks varem ära, lõpuks nagu nii-öelda lastakse inimesi lahti, noh ei last, nende jaoks saab hooaeg ka tavaliselt varem läbi. Nagu need supervisorid, nad ei ole lollid, nad teavad, et nii tehakse ja nad ju teavad, et kui nad ei ole näinud mitu tundi mingeid kindlaid inimesi, noh, kus nad siis on, nad ju teavad, mis töid on vaja teha. Nii et see on nagu üks osa, aga minul oli siis niimoodi, et ma sain sellest kõigest hiljem teada. See oli mingi teisel nädalal, ma läksin elus esimest korda pressi seest koristama. Itaalia, seesama Itaalia tüdruk pidi mind õpetama ja see on siis see olukord, kus ma päriselt sõna otseses mõttes oleks peaaegu surma saanud. Ma veel ütlesin, ma panin kirja, et see on mu teine sünnipäev, aga ma ei mäleta, mis päev see oli. See pidi veinika ajal olema, nii et jaanuar, veebruar või märts. Jah, pigem vist veebruar, ma arvan. Jah, no oligi jah, see esimestel nädalatel. Ja jällegi, minul ei ole ju selles osas vastutus selles mõttes, et ma ei tea, palju seal viinamarju olema peaks, sest ma näen elus esimest korda selle tänki sisse. Ja seal oli mingi põlvedeni. Võib-olla põlved natukene pingutan üle, aga no ikka väga-väga palju oli neid marju seal sees. Ja siis see tüdruk ütles, et ei noh, need tuleb kõik välja lükata, vaata. Aga nagu kujutage ette nüüd, tonn viinamarju on seal sees. Siis hakkad neid harjaga välja lükkama, kui mitte rohkem. Ja väljas on suvi, väljas on 30–40 kraadi ja see press on päikse käes, mis tähendab, et seal pressi sees on 60 kraadi ja seal pressis ei ole õhku, sest seal on hästi pisikene ava. Põhimõtteliselt mina mahun sinna sisse, väga paljud inimesed mahuvad sinna sisse, aga isegi osad inimesed ei mahu sinna sisse, sest see on nii väike. Ja lisaks, eks me siis jõuame selleni, eks ole, mis seal täpselt juhtus, aga ilmselgelt oli seal liiga palju marju, eks ole, aga sina seda ei teadnud. Ma ei teadnud. Sina ei teadnud seda. Ja ei saanudki teada. Ja ei saanudki teada. Ja mis probleem tekib veel see, et seal on liiga palju marju, siis sellepärast, et seda ei keerutatud piisavalt. Ja pluss lisaks siis see probleem nagu veel mitmekordistub, on see, et see tähendab, et see uks on olnud vähest aega lahti, mis tähendab, et seal on vähe hapnikku. Seal oli pooltki hapnikku võib-olla, jah. Või veits oli. Jah, natuke ikka oli. Ja seal on nagu ma ei mäleta, mis need on, sest ma ise viimased aastad ei ole töötanud seal platsi peal, aga seal on ju kindlad ajad, millal sa tohid seal sees olla. Et üle tunni aja sa ei või seal sees olla suures pildis, on ju. Ja ma olin tund aega, alguses see tüdruk tuli koos minuga sinna, siis näitas, mis tegema peab, ma olin mingi okei. Ja harjaga ja ma olin lõpuks nii läbi, aga see on jälle, nagu ma mõtlen tagant järgi, nagu kui loll ma olen lihtsalt, et nagu teeme töö ära, eestlane, vaata. Et see nagu, nii nagu miks ma tegin, ma olin nii läbi omadega viimase piirini, jälle vana hea, sa kompad täiega aussis oma piire, vaata. Et mingite asjadega ja ma mingi ei, ma ei anna, teised, kõik käivad, kõik tegid ju seda tööd. Kuidas mina nüüd ei jaksa, vaata, miks mina ei jaksa, ma pean ka jaksama. Ja nühkisin neid viinamarju sealt seest ja ma olin nii läbi lõpuks, et ma lihtsalt nagu kätega lükkasin neid sealt välja ja ühel hetkel ma tundsin, et mul on nii palav, vett ju ka kaasas ei ole ja seal nagu hapniku hakkas väheks jääma ja raadiosaatjad on meil kõigil, aga need mingid laste omad, ma ei tea, kas mul siis väga, ühesõnaga, mis iganes. Ja kuna see press, kus sa seisad, on niisugune nagu ikkagi kumer, ta on ümmargune, niisugune on ju, siis see nagu uks, kuhu sa sisse lähed, see on ju sinul nagu, kui sa astuksid sinna ja seal midagi ees ei oleks, sa kukuksid alla. Mis tähendab, et sinna ette pannakse trellid. Ühesõnaga on need trellid ja ühe kindla liigutusega saa need trellid lahti, kuigi tegelikult suures pildis peaks sinu see paariline need lahti tegema. Valvab all, jah. Jah, et jällegi 2 inimest, sa oled alati tiimis, üks valvab, teine on pressis, järgmine kord vahetus, mida iganes. Ja isegi kui nagu, mitte mingil juhul ma nüüd tean, ei peaks olema seal tund aega sees, on ju. Aga isegi kui oleks mingil põhjusel nii, siis see tähendab, et me peaksime vahetama. Et mina lähen seisan ja tema tuleb teeb, on ju, mis iganes. Ja ühel hetkel ma tundsin, see käis nii kiiresti ja jälle me käisime koolitusel, me tegelikult teame, et ongi, et ühel hetkel, kui sul hapnikku ei ole, siis su aju hakkab vaikselt üles ütlema, mis tähendab seda, et sa ei mäleta neid loogilisi asju, et selle liigutusega saad trellid eest ära või mis iganes. Et see ju käib sekunditega, see käib nii ruttu. Ja tükk aega ma olin ju nii kaua seal sees olnud ja raskendatult, ma ei tea, tegelikult kaua ma olin hinganud, et ühel hetkel ma tundsin, et mul ei ole õhku
ja ma nagu panin pea, mul juba praegu nagu tunnen, et mul juba ei saa rääkida. Ja ma panin nagu pea sinna selle, kus need trellid olid, see väike auk on ju, kus tuli õhku, et ma panin nagu pea sinna ja ma üritasin neid trelle ära saada, aga ma ei jõudnud, ma ei saanud, ma lihtsalt nagu raputasin neid ja siis ma jõudsin nagu öelda raadiosaatjasse, ma seda ei need help, põhimõtteliselt. Ja ma arvan, et ma nagu jõudsingi mingi ja järgmisel hetkel oli siis, noh, ma olingi nagu seal niimoodi, üritasin õhku võtta ja järgmisel hetkel oli terve Southside'i rahvas seal pressi all, kõik olid seal, Marcella siis, noh, ütlesin selle nime välja, vahet pole. Ma mitu korda üritasin rääkida Itaalia tüdruk, aga vahet pole. Ja ta siis tõmbas selle trellid mult eest ära, aitas mind alla, aga samal ajal oli supervisor, nagu kõik, kogu rahvas oli kohal, sest raadiosaatjast ju kuulsid kõik, terve minu Southside ju kuulsid seda ja kõik tulid sinna kohale ja noh, jälle tagantjärg, ma olin ise nagu, ma ei saanud hingata, ma olin näost ju tegelikult sõna otseses mõttes lilla ja siis mul tehti see uks lahti ja siis kõik lihtsalt sõimasid seda tüdrukut. Noh, absoluutselt, ma kohe räägin, mis see tüdruk kõik valesti tegi ja miks ta ilmselt seda kõike tegi on ja või mis iganes, et nagu kuidas ma selles olukorras olin, et loomulikult ise ju peaksin ka teadma, aga jällegi ma ei saa siiani, ma ei võta täna ikka veel selles osas üldse vastutust. No jah, ma võtan vastutuse selles osas, et ma oleks pidanud sealt varem välja minema. Ma tundsin ennast halvasti, et ma nagu ei tasu ennast nii viimse piirini ajada, et noh, ma poleks jõudnud äkki öelda, siis mis siis saanud olla. Mul sai õhk, see on otseses mõttes otsa, et ma nagu, kui ma ütlesin raadiosaatesse, siis ma ahmisin õhku ja mul ei olnud õhku samal ajal. Nii et see oli reaalselt sekundite mäng, et ma sealt välja sain. Ja ma oleks päriselt surma saanud. Ja see tüdruk ei olnud seal all, sest sellega läks aega. Ta oleks ju kuulnud, kui ma nagu raputasin neid, ehk siis, kui ma oleks sekund 2 hiljemaks jäänud, siis ma oleks ära surnud sinna, sellepärast, et ta ei oleks märganud ka. Ja noh, tolles olukorras siis kõik läksid selle tüdruku kallale vaata, et mida sa tegid, miks ta nii kaua seal sees oli, sest noh, meil on paberid. Me paneme paberile kirja, mis kell keegi kuskile sisse läheb, kõik on dokumendis kirjas suures pildis. Nii et tal ei olnud nagu sealt valetada või taganeda ka. Ja lõppkokkuvõttes mina praegu mõtlen, selles olukorras oleks pidanud tulema keegi sinna, aitama mind välja, tooma mulle vett, kas sul on vaja esmaabi? Ei, mitte kedagi ei huvita, oli minge siis koju. Nii et ma siis lonkisin sinna veeautomaadi juurde, mis oli seal keset Southside'i, jõin vett ja siis kuskilt keegi mainis, et tööpäev on läbi ja siis me kõik läksime koju. Ja mis siis kogu asja tuum oli see, et öeldi, et tööpäev on läbi, me saame varem koju, et üks press on vaja puhastada, et kui ta on nagu piisavalt ära seal rullinud ise on ja automaatselt teinud, et siis puhastame selle ära. Aga see tüdruk ju läks sinna sisse ja tegelikult ta nägi, et see press oleks pidanud automaatselt edasi tegema, mis tähendab, et nüüd, kui ma neid kõiki asju tean, siis reaalses maailmas oleks olnud see, et sa lähed, vaatad seda pressi, sa näed, et see liiga täis, okei, me paneme automaatse selle peale, see võtab aega, mis tähendab, et me läheme koju ja seda puhastab järgmine vahetus, kes tuleb tööle 2-3 tunni pärast. Et senikaua ta teeb seda, mis iganes automaatselt. Aga see tüdruk nägi seda, ta teadis, et noh, lisa paar tundi ja papp jookseb praegu, lisatunnid ja nii et põhimõtteliselt ma tean, et ma olen väga dramaatiline nüüd, aga see tüdruk sellepärast, et saada rohkem raha, oleks peaaegu ma ära tapnud. Ja ilmselgelt ta ei mõelnud seda nii, aga see on jälle nagu see koht, et põhjusega mingid asjad, põhjusega ei tee seda asja inimene ja nii edasi, et nagu selleks, et sa saad rohkem raha kuskil farmis see ei pruugi näha suurt pilti vaata. Ja lisaks ta veel ei olnud oma positsioonil, kus ta pidi olema ka. Ja, ta oleks pidanud valvama seal. Vähemalt tulema küsima vahepeal, kuidas mul läheb, tulema appi siis mulle. Siis see nagu, noh, jällegi me töötasime samadel positsioonidel, et meie, see, et sa oled seal, sa ei lähe kuhugi, sa küsidki mingi võib-olla 10 minutit tagant ka, noh, mõnikord lähebki kaua, mõnikord ongi lihtsalt siukse, ma ei tea, pool tundi viinamari kleepub rohkem sinna seinte külge keerulisem puhastada, on ju,
aga siis ongi see, et siis sa küsidki iga 10 minuti tagant, et kas on kõik chill, jah. et jah. Ja vaata, seal on point ka see, sa just ütlesid, kleepub seinte peale, see eeldaks, et sa teed veega. Ma ei olnud veeni jõudnudki. Ma nagu lükkasin harjaga seda välja sealt, vaata. jah, ei no see jah. Nii et jah. Aga jah, mina ei teadnud, esimest korda anti töö kätte, noh, mis Just. ei hakka vinguma, on ju. Nii et selline olukord ja see on nagu jälle see, et räigelt peab oma peaga tegelikult mõtlema ja neid koolitusi ja asju, noh, see on nagu väike võib-olla selline õppetund siia, et neid koolitusi ja asju ei tehta niisama. Nagu eriti jah, ärge alati arvake, et keegi teine inimene teab õigesti ka mingeid asju. Ja no kokkuvõttes, et jah, füüsiliselt enda piire. Ja noh, ongi, jah, see on eelkõige enda piire pead teadma, aga kus ma tean siis? Et noh, nüüd tean, on ju. Aga ongi see, et noh, peas kogu aeg see, et aga teised saab, kuidas mina siis hakkama ei saa, on ju, ja lalala, see on jälle see vana hea ära võrdle ennast teistega, on ju. Aga noh, ma ei tahaks öelda siia, et ära usalda nüüd kedagi, aga väga palju peab oma peaga mõtlema, sellepärast, et antud olukorras oli mina mingi üleeile enam-vähem tööle tulnud, nädal tagasi tööle tulnud, näen esimest korda seda, et tema oli returnii. Ta töötas seal 2 aastat, nii et ilmselgelt ma usaldan teda ju. Ilmselgelt ma küsin temalt. Aga kui me räägime nii kõrgelt tasustatud töökohtadest, siis võib-olla natukene võib-olla päris kõiki, ma ei taha öelda ära usalda, aga lihtsalt oma peaga peab väga palju mõtlema. Mõtle läbi ka ja alati, kui tundub midagi veiderat, siis alati küsi küsimusi. Ja noh, veenika töös on niikuinii. Kui sa ei tea 100%, siis sa küsid. Nii et jah, ühesõnaga selline lugu ja mina ei tea, jälle läksin tagasi sinna töölena. Ma ei tea, mis mul viga oli. Ja siis see oli tegelikult siis see teine asi peale seda Krisi asja ja siis 3. asi oli see, ma nägin, kuidas selle prantsuse tüdrukuga käituti ja tema läks ära ja siis oli see vihmane nädal lõppude lõpuks. Siis pandisid sinna masinale ja siis oli vihmane nädal. Jah. Samal ajal mina tegin rõõmsalt oma vahla pressisin ja mul oli elu oli sul oli jumala tore ja põnev ja kõik. Ja siis me räägime nagu hästi-hästi suurest tehasest ja see positsioon, kus ma nüüd järgmisena tööle läksin, oli siis see evaporator ja see oli nagu Southside'i nagu täiesti tagaotsas ühel pool nurgas. Ja noh, siis on nagu teine pool, mis on Northside ja siis sealt jõuame veel edasi, kus on mingid laborid ja seal kuskil kaugemal on mingi pudeliliinid ja noh, erinevad nii-öelda kohad on ju. Ja siis oli niimoodi, et veel ma ei olnud seal evaporatori peal tööl. Ma olin tööl pressi peal, aga siis oligi vihmane ilm ja siis tegin seal mingid generali töid ja mida iganes. Ja kõigil jäid tööpäevi ära. Aga seal oli niimoodi, et kui sina sõnumit ei saanud, siis sina läksid tööle. Nii käis on ju. Kui sa said sõnumi, et sul on vaba päev, siis sul oli vaba päev. Mina ei saanud sõnumit, ma nii ootasin iga päev. Mina ei saanud. Ja käisin 6 päeva tööl. Ja minul oli see teema, et mul sõrmejälg ei tööta. Ja minu supervisor teadis seda, ma iga päev andsin lipikuid oma supervisorile, et näed, siin on töötunnid. Tema pidi edasi need andma siis sellele peamanagerile. Peamanagerile käisin, rääkisin. Mu sõrmejälg ei tööta, et ütles, et räägi supervisoriga. Okei, tore. Ja nii see oligi. Kuniks siis ikka veel oli sellega mingi jama. Sina lõpuks rääkisid enda supervisoriga, et minu sõrmejälg ei tööta ja blablabla. Midagi sellist vist oli, jah. Ja siis oligi see mingi, ma olin nagu see 6 päeva nädalas ära olnud tööl ja see oligi sellest juba järgmine nädal. Tegin mingid generali asju ja tuli sinu supervisor. Ja oli, et Brenda, lähme. Ma mingi kuhu me lähme, on ju. Et lähme, teeme su selle sõrmejälja asja korda, et saad koodi või midagi. Ja siis ta tahtis mind sinna peamanageri juurde viia. Ja siis ma ütlesin, ma ei taha minna. No ma tõesti, ma päriselt kartsin teda, vaata. Ja siis ta oli mingi, okei, ma tulen suga kaasa, vaata. Ja ta tegi nagu mingi ülivaled asja ka seal, sest nagu ta tuli muga sinna kaasa. Ja siis ma rääkisin selle peamanageriga. Ja siis ta oli mingi nii, miks sul ei ole töötanud mingi la, vaata. Ja siis ma mingi, ma ei tea, miks ei tööta. Nagu, miks see nagu, ta oli siuke nõme, rääkis mingi vaata niimoodi minuga. Ja siis ma ka mingi, et esiteks, miks sa räägid niimoodi töötajaga, on ju, kes sa üldse siuke oled, mul jumal ükskõik, mis sinu positsioon on. Kõik peavad rääkima normaalselt, vaata. See ajab mind hästi vihale nagu kõik sellised asjad, et ma jõuan oma autoriteedi teemani ka. Kas ma jäängi üksinda rääkima või? Artosti küll, jah. Nojah, see on veinika teema, see on minu draama, minu seebiooper, vaata. Sinu seebiooper, jah.
ühesõnaga rääkis nagu minuga hästi nagu ebameeldivalt ja siis ma ka mingi, et ma ei tea, vaata, et nagu noh, mis vastus sa tahad mult saada? Ma küsin sult, miks su sõrmejälg ei tööta? Ma ei tea, äkki su masin on rikkis või mul pole sõrmejälgi või ma ei tea, vaata. Ja siis noh, ma ei öelnud midagi, ma ei hakanud seal ülbitsema ega midagi, ma ütlesingi, et ma ei tea. Ja siis tal oli mingi, et noh, ütle siis, mis päevad sa tööl käisid. Ma viisin iga päev oma supervisorile selle lipiku, et ta ei viinud edasi neid või ma ei tea, mis error neil oli. Ja siis ma hakkasin ütlema ja siis ta sai nii vihaseks mu peale, et mis mõttes sa olid 6 päeva tööl ja teised inimesed kõik ei olnud. Ja siis ma mingi, et aga ma ei saanud sõnumit vaata või nagu mulle ei öeldud, et ma ei pea tööle tulema, vaata. Ma ei tule küsima ka ju, vaata. Ja siis ta oli nii püha täis sealt, arvas vist, et ma valetan talle. Ja siis ma alguses, jälle täna ma mõtlen teistmoodi, aga siis ma alguses sain sellest nagu, ma olin nii solvunud. Mis mõttes? Sa tuled sõimama mind põhimõtteliselt selle eest, et ma käin tööl, et ma ei saanud sõnumit. Sina saadad neid sõnumeid, miks sa siis ei saatnud mulle sõnumit? Sõrmejälgi töötanud, ma ütlesin talle seda nädala alguses. Nagu ma olen kõik linnukesed teinud, mis nad tahtsid, ja siis ma saan sõimata ka veel. Ja siis ma olin nii piirini aetud, see oli see kolmas asi on ja eelmine nädal ma oleks surma saanud on ja nüüd seesi otsa. Ja siis mina ei tea, sai see tööpäev läbi, ma sain vist mingi koodi või asja. Ja siis oli vist, äkki saingi, siis oligi vaba päev. Jah, 6. päev oli mul on ja. Lähen siis järgmine päev tööle, olen seal oma uue masina peal. Ja ma sain oma supervisoriga ülihästi läbi, temaga oligi see, et ta ei seletanud mulle uue töö nagu protsessi ära, vaid tal oli mingi käime nagu samm-sammu haaval, praegu teed seda, kui järgmine samm tuleb, ma tulen siia, siis teeme koos. Noh, ja siis oligi, panime selle masina tööle, värk-särki, ma seisan seal, ta ütles, seisa siin, ma tulen tagasi. Ja siis lendab mulle sinna oma pagiga kohale see peamanager ja hakkab karjuma. Ja lihtsalt karjub. Ja mina midagi aru ei saa. Või noh, ma vist sain aru, et ta küsis mult tegelikult, et kas see vesi, mis sealt siis masinast edasi liini jookseb, kas see jookseb umbes kuskile mingisse tänki või midagi sukest. Aga ma ju ei tea, sellepärast, et ma just tulin siia positsioonile tööle. Sa hakkad õppima seda masinat. Ja supervisor ütles, et ma seisaks siin ja ta varsti tuleb. Ja siis ma mingi, et nagu supervisor ütles, et ma oleks siin, ma ei tea, vaata. Ja siis ta nagu juba tuli sealt nagu pagi pealt välja ja kätega, noh, seal oli vali ka selles mõttes, ja kätega lihtsalt karjub, röögib. Ja see, kui miski ajab mind elus hästi vihaseks ja endast välja, siis see on see, kui keegi karjub. Et nagu, noh, tulen selle positsiooni juurde tagasi, et mul on ükskõik, kes sa oled, nagu täiesti savi, nagu positsioonid või mis iganes. Nagu mitte ükski asi ei õigusta teise inimese peale karjumist. See ajab mind nii endast välja, see ei sobi mulle, mind ei huvita. Palju, makske mulle 1 miljon ka selle päeva eest. Ma ei tööta siin enam, vaata. Ja ma olin nagu järjest nii närvi läinud, nagu see oli nagu, mul oli see viimane piisk juba ammu ära. Ma ei tea, miks ma seal ikka veel olin. Ja kuna hommikul oli palav, siis ma olin nagu täis topitud mingi sall ja külm. Sall ja pusa ja siis jope ja mingi veepudel ja noh, hästi palju asju oli mul siis seal laua peal, kus ma olin tolleks hetkeks, oli mingi keskpäev või midagi sellist. Ja siis ta lihtsalt, nagu ma praegu mäletan, siis see oleks nagu olnud siuke aegluubis, ta lihtsalt nagu müra, siis ta karjub seal mingi kätega, vaata täiega. Ja mina lihtsalt juba enam ma lihtsalt karjun, et ma ei tea. Ja siis ma nagu mäletan järgmine hetk, kuidas ma hoo pealt haaran kõik oma kompsud, kõik oma asjad. Ma nutan, sest noh, ma olin kõik selle endas hoidnud. Ma nutan nagu, ja mitte niimoodi, et natukene paar pisarakest tuleb, vaata. Ma nutan nagu lihtsalt nagu niimoodi. Ja praegu see on hästi naljakas, tol hetkel ei olnud. Ja siis ma nagu lihtsalt krokodillipisarad, suu lahti ja lihtsalt häälega nutan ja võtsin oma kompsud ja ma kõndisin minema. Ja ma kõndisin ma lähen minema, mind ei huvita mitte midagi. Ja nüüd kujutage ette hästi suur ala. Ja ma olen ühel pool veinikat ja Hans on teisel pool veinikat ja ma pidin Hansuni kõndima, et ma saaks koju minna. Ja siis ma kõndisin mööda seda veinikat oma kompsudega inimestest mööda, siis ja samal ajal niimoodi nutan on ja siis ma nägin oma endist tiimikaaslast, ütlesin talle, et mina ei tööta siin enam, see masin on üksinda seal, mind ei huvita midagi.
ja kõndisin siis, jõudsin Hansuni. Noh, kui ma sinuni jõudsin, ma ei tea, räägi ka midagi vahepeal. Eks sa seal niimoodi kõõksusid jah, et mis su peas oli, kui ma sinna jõudsin? No tegelikult me teadsin, et asi oli juba happu ammu. Jaa, happu oli nagu juba enne ju selles mõttes jah, et no ma mõtlesin, et noh, et nüüd on siis aamen, eks ole, ja nüüd on korras. Aga eks seal, ega tol hetkel ei olnudki väga seal esimesed, ma arvan, isegi minut ei saanud mina ka aru, mis seal toimus. Sa seal kõõksusid ja üritasid paar sõna öelda ja siis kõõksusid jälle ja ja seal oli kõik kohal ka, vaata. ja vana ja kohe kõik on kohal. See tüdruk jooksis mulle järgi terve tee, et mis juhtus. Tema lõpuks, tema leidis mind selles mõttes. Tema küsis ju raadiost, et kus ma olen, sest ma ei olnud presside juures tol hetkel. Jah, noh, mina ju tuimalt mina kõndisin sinna ja siis igastahes jah, seal me saime kokku ja siis sa kõõksusid ja siis meil oli üks Eesti tüdruk ka, tema kaldistas mind selja tagant samal ajal, siis ma üritasin sulle midagi rääkida. Ja siis me läksime korra Smokole. No ja siis seal ma sain enam-vähem, seal sa lõpuks rääkisid mulle loo ära ja siis oli see, et noh, et ma viin su koju siis ja ei, ma rääkisin lugu sulle juba sealt samas, sest ma mäletan, et see tüdruk selja tagant kallistas mind, siis see tüdruk, see inglise tüdruk, tema tahtis teada, mis juhtus, on ju, ja siis ma üritasin kõõksudes sulle seletada, et see manager lambist tuli ja röökis mu peale, aga noh, sellega oligi, ja siis kõige rohkem ajaski mind seal närvi see, et see otsustasin seal, et ma ei tööta enam siin juba sellepärast, mida siis mulle sealt öeldi, mida ütlesid sina mulle, mis see inglise tüdruk ütles ja üldse, mis seal öeldi. Ära tee välja ja et ta ongi selline, et tal oli paha tuju ja et ta on selle tüdruku peale ka üks hommik lihtsalt nähvas ja karjus. Aga nagu, mis mõttes? Et nagu see, et ma tulen iga päev tööle ja siis kardan, et mingi tüüp, äkki tal on täna paha tuju, ma olen vales kohas, ta tuleb röögib mu peale või? See ei ole okei ju. Ma tahan siia kiirelt vahel ära öelda, et täna ma, pestukas selle sama manager'iga ja see on kõige haigem kogu asja juures, aga me jõuame sinna. No see ju, me jõuame sinna, jah. Et, jah. See on nii naljakas, nagu lihtsalt see on jälle see, et see on elu, vaata, et sa mitte kunagi ei tea. Et noh, see on see, mida me ütleme ka alati, et ära põleta, kui võimalik, siis ära sildu põleta, vaata. Isegi seda silda sa ei suutnud põletada. Isegi seda silda ma ei suutnud põletada, jah. Hea, et ei põletanud, kuigi nagu tol hetk, oleks võinud sama hästi, on ju. Aga keegi tikud oleks andnud, saaks selle kogu veinika põlema. Oleks kindlalt. Igal juhul ja siis ma olin nii tige ja siis mulle öeldi jah, et umbes, et no jaa, muidugi arusaadav, aga et ära tee välja, vaata. Siis ma mingi, ma ei tööta sellised troppide heaks, vaata. Ja siis oligi, et aga sa ei tööta tema heaks, mind ei huvita lõppkokkuvõttes, kus iganes ma töötan, ma ei saa sellise inimesega kokku puutuda, sellepärast, et see ei ole okei. Ma ei aktsepteeri sellist asja, ma ei tööta seal, mind ei huvita. Ja siis oligi, et mine Smokole, minge istuge maha, rahunege maha, la. Siis ma mingi ma ütlesin algusest peale, et ma lähen minema, vaata. Ma ei tööta siin, mind ei huvita, lennaku kasvu kõik õhku, mind ei koti, vaata. Ja siis oligi mingi, minge ikka sinna Smokole, vaata, ikka jaurati sellest, vaata, ja siis ma ütlesin ka, ei, mina olen kindlalt, mina ei tööta siin, ma lähen minema, mind ei huvita. Ja siis sa viisid mu koju. Jah. Siis ma viisin su koju. Ja siis minu supervisor ei teadnud mitte midagi. Ja. Terves sellest ajast, ta oli mingi, ta jättis Brenda sinna ja järgmine hetk nagu terve veinikas rääkis sellest, see jutt jõudis ju pudeliliinidele ja nagu see oli siuke draama, sest ma ju kõndisin üle veinika nuttes, et mis see ja lõppkokkuvõttes selle peamanager'iga on algusest peale kõigil siuke, et tema ära, et veits siuke, et keegi väga jälle nagu ei salli, aga samas ma täna saan väga hästi aru temast jällegi mingites asjades ja siiani ma arvan, ma olin lihtsalt kogu aeg vales kohas, valel ajal vales kohas, ma ei tea, kuidas nii nagu no ju need olid mingid õppetunnid, mis ma elult saama pidin. Aga jah, siis mina läksin koju ja olin täiesti veendunud, et mina elu sees sinna tagasi ei lähe. Ja siis tuli Hans õhtul koju. Ja oli mingi diili mulle välja sebinud. Ei, mina ei sebinud mingit diili välja. Mina ei käinud midagi sebimas. Mina rääkisin sinu supervisoriga, lihtsalt rääkisin talle ära, mis juhtus. Ja siis tema tuli minu juurde diiliga. Mina ei küsinud mingit diili.
sest et sina ütlesid mulle, et sa ei tööta siin enam, minul oli mingi, Brenda ei tööta siin ausalt, enam minul ei ole mingit huvitav, diili vaja et ma otsida. siiani mõtlen, miks nad tahtsid mind seal nagu tagasi või miks nad mind seal hoida tahtsid. Mina ei Nagu kogu aeg iga natukese aja tagant saadeti inimesi ära, vaata. jah. Aga igastahes jah, öeldi jah, siis minule ta ütles, et sest et tegelikult sellel samal supervisoril oli ka selle sama manager'iga võimalik, et sellepärast ka Nad olid nugade peal juba ja et seal oli see supervisor vist oli enne hooaja algust öelnud, et ta läheb minema ja nii, et jah, nemad olid ka vist omadega seal juba jah, sõjas pooleldi, ehk siis tema ütles mulle, et noh, et las Brenda võtab vaba päeva, kui tahab, mis iganes, aga et ta tahaks, et sa ikka tuleks tagasi ja on siis niimoodi, et sellel suurel manageril ei ole enam õigust sinu juurde tulla ja ainult võib siis supervisori kaudu, kui on vaja midagi, tal tahab teada selle masina kohta. jah, mis oli päris naljakas, sest nagu see oli jälle nii nagu, mis asja, crazy selles mõttes, et noh, kuidas sa saad nagu, kui sa kujutad ette seda manageri, et põhimõtteliselt ei koti nagu see ka põhimõtteliselt, mis see HR ütleb, vaata, et kõik oleneb sellest, mida see manager platsi peal otsustab. No ta on jumal, no. Tema on seal ettevõttes jumal sõna otseses mõttes. Ja siis, et järsku on diil, et see jumal ei tohi minuga rääkida, vaata. Ja siis ma olin mingi, aga minu kõige suurem probleem oligi tema suures pildis. Ja enne oli Chris, see läks minema, nüüd on tema, on ju. Brenda likvideerib kõik probleemsed inimesed võinikast. Ja siis, et miks mitte, on ju. Ja nagu me rääkisime, siis me olime enne seda ennast rahadega nulli tõmmanud ja kui me podcasti osa alguses rääkisime, palju sealt raha sai, siis tasus ju edasi käia ja ruttavalt ütlen siis ära, et seal samas 8 nädalat me siis töötasime ja sellel ajal me siis teenisime $40,000. Jah. Nii et tasus kuidagi mul ikka seal nagu olla või minna või ma ei tea. Jah, tasus. 8 nädalaga. 8 nädalaga ja ta vist lõppkokkuvõttes oli natuke rohkem, oli mingi 8,5 või peaaegu 9 nädalat. Ja ikkagi mitte selles mõttes, et kõik see trall, mis mul seal oli, peaaegu sain surma ja keegi sõimas mind ja nii edasi, et umbes teenisime $40,000, ei. See summa kindlasti ei ole seda väärt. Aga nagu ma mõtlen lihtsalt see, et ma ikkagi jäin sinna ja ikkagi olin, et vähemalt sai sellegi siis vaata. Just. Aga ei, selles mõttes edasi oli kõik jumal okei. Jah, edasi. Nagu see oligi see probleem, et eks mul veel seal tiimis oli mingeid inimesi ja ma viitsin endast isegi mitte rääkida seal alguses, et seal oli nagu väga palju asju, aga need olid need 4 kõige suuremat asja, kus siis viimasel hetkel ma viskas ikka üle ikka 100-ga. Brendal ikka toimus seal, jah. Jälle, vahene, mina pressisin mahla ja möllasin ja et ei, Brenda hoidis elu huvitavan, ütleme niimoodi seal. Ja siis ma mäletan, ma läksin ju too päev, kui ma läksin koju, siis elasime austraallastega koos, kes on tänaseks meil pooleldi pere eest, siis nad vist ka nagu siin on väga kombeks ikkagi küsida, et kuidas sul läheb ja nii edasi ja siis nagu esimest korda elus ma ütlesin halvasti ja siis neil oli ka, issand jumal, mis juhtus ja siis ma üritasin rääkida, et see inglise keeles üritasin rääkida, et see nagu peamanager on täis tropp, vaata, aga ma ei osanud kuidagi öelda, siis ma ütlesin disgusting man ja siis see Ann vist nagu täiega naeris selle üle ja tuli õhtul sulle rääkima, vaata, siis te naarisite täiega mu üle. Ja. Seal oli ka, et nagu kes see on, et lähme anname molli. Lähme anname molli, jah, et jah. Nii et ei, kohe selles mõttes, et ma ei tea, jah, mis imenaine see Brenda on, kõik hüppasid Brenda kaitseks kohe välja ja ma ei tea ja jällegi ma ei näe nii nagu veinikas kui väljapool veinikat ja kõik. Et miks või ja see ongi vaata see, et ma olin niisugune nagu võib-olla ongi, et rääkida ma väga ei osanud ka vaata ja selline ikkagi ilmselgelt alal hoitud vaata selles mõttes ja normaalsetel inimestel tekibki sel hetkel empaatia, mitte vastupidine efekt, eks absoluutselt. Nii et võib-olla seal nagu mingil määral mängisid need asjad ka rolli. Et pigem aidatakse ja tahetakse olla nagu kuidagi nendega, kes on normi nagu kuidagi siuksed kui see, et mingi käin ja olen, vaata. Jah. Nii et jah, selline esimene hooaeg sai läbi või? Jah, ainuke asi, mis mina suutsin omal ma üks päev kontrollisin seal, kas press saab tühjaks.
see ainuke huvitav asi, mis minuga juhtus kogu aja jooksul. Ma kontrollisin, et kas press saaks tühjaks, aga meil oli üks press oli siukses kohas, kus pidi redeliga minema selle juurde. Ja keegi, võib-olla olin see ka mina ise, ma ei mäleta, keegi mingi hetk oli redelit liigutanud. Ja siis ma niimoodi, nagu mina, tuletõrjujad kujutate ette, ma ikka niimoodi, hüppasin sealt redelist üles ja vaata, hooga. Niimoodi käid ka sellest redelist üles alla või 20 korda päevas, sa oled nagu nii harjunud, vaata, paned lihtsalt. Aga mina ei tea, kas mina liigutasin või keegi teine, igastahes redel oli vales kohas. Ja siuke, meeter vales kohas. Ja siis seal oli siuke suur terasest toru jooksis ja siis ma panin peaga sinna torru. Ja siis ma niimoodi, ja ma ei tea, kas mul peanahk on, esiteks ma enam seda ei ole nii palju juhtunud, aga vanasti ma kogu aeg lõin oma pead igale poole ära. Ja ma ei tea, kas kõigi pead veritsevad niimoodi või minul on mingi eriti... Ei, ikka on, kulmupiirkond ja kõik see, sealt tuleb retsilt verd. Ja, nii et igastahes ma panin siia otsmikuga või kuskilt siit panin niimoodi, et mul oli terve nägu oli verine ikka. Ja siis ka seal keegi kõndis mööda, et kas kõik on korras. Tõngite üle nii verine nägu toppas. Ja see oli kõige naljakam oli see, et mul midagi oli poolel. Ma jooksin kiirusti seepärast, mul oli midagi pooleli. Ma seal pesen voolik olla oma verist pead ja siis keegi, kes oli natukenegi vist pressidega seotud või keegi, siis ma mingi, ei, mul on kõik hästi. Kas sa saad selle minna sealt kinni panna, et see on vaja ära vahetada? Ja siis mingi, kas sul on kõik hästi? Ma mingi ja siis ma läksin vetsu, tegin pilte ja ma olin kodus, siis ma mäletan, saatsid mulle selle pildi minu meelest. Aga see on jälle näide, et seda minu elust räägitakse ka, et sellistes töödes ükskõik kui kiire sul on, ükskõik mis toimub. Mitte kunagi sa ei tohi joosta, mitte kunagi sa ei tohi kuskile kiirustada, sellepärast, et jällegi sa võid vigaseks ennast kukkuda, astuda, mida iganes. Et see on ka minu meelest üks asi, mida kogu aeg räägitakse, et sa ei kiirusta mitte kuhugi, sa kõnnid normaalses tempos, isegi ei tee kiirkõndi, vaata. Nii et selline, see oli minu ainuke, mina muidu, Tegid veini? Tegin veini ja käisin tööl ja möllasin ja mulle, ja nagu, ma ei tea, kas ma eelmine osa ütlesin ka seda, aga 100% kõige lemmikum farmitöö Austraalias, et sa reaalselt saad oma peaga mõelda, teha asju, minu arust kõige varem farmitöö Austraalias. No see on üks väheseid, kus sa saad oma ajusid kasutada. Et väga paljudes farmitöödes ongi lihtsalt ajusurm. Lihtsalt pead mingit nupu vajutama või mida iganes. Selles mõttes mulle arvatavasti see töö absoluutselt ei meeldiks nii-öelda täistööajana esmaspäevast reedeni, aga see vintage, kus ongi natukene crazy ja natukene hullumeelne see asi kõik, siis seda mina väga nautisin. Ja see kindlasti oleneb jälle ongi mis kogemus kellelgi on, kus veinikas sa töötad, mis positsioonil, mis inimesed sul ümber on. Et kas sa töötad sinu tiimiga või sa töötad Chrisiga ja nii edasi. Aga teine aasta, ma mäletan, et meil sai esimene aasta läbi ja teisel aastal Hans ütles kohe, meil sai esimene aasta läbi ja Hans ütles kohe, mina tulen järgmine aastaga. See oli otsustatud sul. Sina ei pea tulema, sina ära tule, sina istu kodus, kui vaja, aga mina lähen. Ja lõpuni välja meil oli see, et minu meelest me rääkisime seda, et ma ei peaks minema. Et mul ikka ei läinud Kuigi suur manager tuli viimasel päeval ju sinu juurde ja ütles, et... Ma unustasin selle ära, ta andis oma selle, vaata. Ja seda ma naersin ka, seal oli mingi nädal või 2 peale seda, kui sa tulid tagasi tööle, siis mingi hetk näen lihtsalt Brenda ja see suur manager sõidavad pagiga koos ringi vaatama mingi, mis seal toimub. Selle ma unustasin ka ära. Kas sul oli mingid valed saapad või asjad olid jälle või midagi? Ei, see suur draama oli ära, ta ei tohti minuga rääkida, vaata. Aga mul oli näpujälg oli ikka veel, selle näpujäljega oli ikka probleem. Me ei likvideerinud seda probleemi, nii et ta tuli mulle mingi paar päeva pärast seda, kui see suur draama oli ära. Siis ta tuli sinna ja oli mingi, kuule, lähme. Ta ütles, et mine HR-i ja et sul antakse kood. Ja siis ma ütlesin okei, ja siis ütles, et tahad, ma viskan su ära. Aga vaata, pagi peal sõidavad ainult need, ma ei tea, mis inimesed. Kunnid, jah, need, kes on Jumala poolt välja valitud. Ja siis nad sõitsidki minu presside juures. Ja siis me vaatasime, et Brenda ja see manager sõidavad mööda, ma mingi, mis siin toimub? Jah,
ja jah, ja siis oli viimane päev. Noh, tema on see, kes tuleb, ütleb sulle lõpuks kõigile inimestele, millal sul on viimane päev, millal töö on otsas, hooaeg läbi, siis ma olin selle teise tüdrukuga, kes oli ka samas positsioonis, mis mina, me andsime siis vahetust üksteisele üle, mina ei tea. Ja siis ta tuli, ütles, et viimane päev ja kuna siis tol aastal oli siis värbamisega mingi suur jama olnud, et väga paljudele nagu eelnevalt olijatele ei saadetud tagasi kutset, siis tal oli... see oli see sama aasta, kui meie sõber sõitis Brisbane'ist siia, et hommikust süüa. Ja siis ta siis, see tüdruk küsis, et kuidas, kas ma saan järgmine aasta ka tulla või midagi, ja siis ta ütles, et jaa, et noh, igaks juhuks annan teile selle visiitkaardi, et noh, kindlasti, et saatke mulle meili, siis ta seletas jah, et saatke mulle meili, et see HR, noh, ma ei tea, mõttetu enam-vähem vaata, et saatke mulle, siis on kindel värk. Ja pärast seda mina olen kõik aastad põhimõtteliselt temaga suhelnud sõnumi teel. Ma küll nagu teen selle mingi protsessi läbi, mis ma saadan HR-i mingi, no seal tuleb veel nii palju naljakaid lugusid tegelikult juurde, et no nii, teine aasta, noh, nagu me rääkisime, siis kui see kiri tuli meil augustikuus, et kas te tulete tagasi, siis mina ütlesin, et mina lähen. Ja et sina ei pea minema, aga mina tahan minna. Aga siis sina ütlesid, et sa ütlesid, et sa ei lähe, aga sa igaks juhuks kandideerid. Või nagu me ei pidanud kandideerima, pidime ütlema jah sõna lihtsalt põhimõtteliselt ju. Ei, no need mingid avaldused ja asjad ikka täitma. Et, allkirjad panema ja asja. Ja siis nagu me ei pidanud kuhugi füüsiliselt kohale minema, on ju. Ma olin jah veendunud, et ma ei lähe, aga et igaks juhuks, sellepärast, et kunagi ei tea, mis elu toob, et igaks juhuks, et lihtsalt, noh, kui sa niikuinii lähed, on ja, et noh, ma ei tea. Ma ei tea, kas ma esimene aasta jäin haigeks ka alguses või? Ma vist ikkagi mingid päevad olin haige ka minu meelest. Väga ei jäänud vist, aga võib-olla päeva või 2 olid ja. Mingi palaviku teema minu meelest. Ja siis me läksime teine aasta kohale, siis me olime juba returniid, ehk siis oli juba see, et kõik läksid oma positsioonide peale. Põhimõtteliselt oli üks päev siis me läksime selle esimese nii-öelda lainega ja meie siis ülesanne oli ka see aasta nüüd siis kõik põhimõtteliselt vintage'iks valmis panna. Mina olin jälle seal oma tiimis, eks ole. Ei olnud üldse rahul sellega. Aga samas nagu öeldi ka, et kui ei taha seal olla, et siis võid öelda sellele peamanagerile ja tegelikult siis on nagu muudetakse võimalusel ümber. Aga ma jäin palavikku kohe. Ma käisin vist 1-2 päeva tööl. Ma läksin igaks juhuks, ma ei lähe, aga kandideerisin ja siis ma läksin kohale sinna. Igaks juhuks. Ja siis igaks juhuks ma töötasin seal mingi 2 päeva, siis ma jäin palavikku. Ja siis ma olin nädal otsa palavikus. Noh, ilmselgelt ma tean, millest palavik tuli, on ju. Sellest stressist ja sellest ma ei tahtnud seal olla. Siis läks teispäeval uuesti tööle? Ei, aga tegelikult seal oli veel mingid terviseteemad ka. Enne seda me trippisime, kuna me trippisime ringi, siis ma pidin igas linnas arsti juures käima, siis ma andsin mingeid suuri vereproove ja mul oli nagu mingi teema ka tegelikult tervise mõttes. Ja siis ma ei jaksanudki teha seda tööd seal. Aga see oli mingi 3 nädalat, sa käisid niimoodi? Esmaspäeviti käisid tööle ainult. Kui käisin esmaspäev tööl, siis ma olin palavikus, siis ma läksin esmaspäev tööle, siis ma olin palavikus. Ja siis ma läksin mingi esmaspäev tööle ja siis see sama tiimikaaslane ajas, oli jälle mingi jama ja siis ma olin mingi, et miks ma olen siin, ma lähen ära. Ehk siis ma otsustasin 2 korda elus, et ma lähen veinikast töölt ära. Just. Ja siis ma tulin sinu juurde jälle. Ja ma ei läinud nagu draamaga või midagi, ma just otsustasin, et ma lähen ära. Ja siis kõige parem oli veel selle hommiku juures oli see, et ma siis kui Brenda ütles, et noh, et ei, cancel on ju, siis ma ütlesin, jah, davai, chill, et lähme ütleme siis selle managerile ja siis ma ütlesin, et ma kuulsin, et tal täna hommikul on räigelt kehva tuju. Et tal oli mingid jamad, midagi oli katki olnud, midagi, et ma kuulsin just, et tal on räigelt paha tuju. Ja no siis... mõtle tegelikult, kui platsi peal käib siuke jutt, on ju, noh. Ja siis me läksime. Mina veel ütlesin, et mul suva. Mul täiesti suva, ma ei tööta siin enam vaata. Ja siis ma olin mingi, aga mina töötan. et kui sa kõik kuu peale saadad, siis noh, mina plaanin siis veel 2 kuud töötada. Aga point on, see on 2 eraldiseisvat
inimest no jah, lõppkokkuvõttes. aga jah. Jah. Aga jah, ja siis me leidsime ta, aga ta oli siukse hästi mürase masina kõrval ka veel, ehk siis me läksime sinna mingi, aga kas sul on hetk aega, siis mingi mida? Ja siis noh, juba algas siuke, oli veits siuke mingi. Me läksime et noh, et nüüd tulime nagu vist veits kehval ajal ka. Samas, mida tal öelda on, on ju? Ja siis ta oli mingi, lähme siia poole, vaata. Oota, enne hästi oluline on see, et nagu me ütlesime, mingid hirmujutud, bla, et platsile sa telefoni kaasa ei võta. Platsil sa oma mingi eesti keeles kuskil kellegiga juttu ei räägi, sa ei chati inimestega, nagu sa teed tööd seal. Hästi oluline. Et nagu mingid sellised asjad, sa ei käi mingid. Seal sõjaväekord ikka. Sõjaväekord, jah, just. Ja siis me rääkisime talle, et noh, et siin, noh, seletasime ka selle mingi terviseteema talle ära, et enne siin, kui me tripisime, siis me käisime arstide juures, keegi täpselt ei tea 100%, mis Brendal on, aga mingi madal energia, mis iganes, eks ole. Ja et noh, et ma lihtsalt ei jaksa teha. Et me tahtsime, või noh, et Brenda tahtis väga tulla tagasi. Noh, väikse vale võib ikka öelda ju, eks ole. No ja, aga lõpuks ma ikkagi ju läksin sinna tagasi selles mõttes, et nagu mingi põhjusel on ja. Et ta ütles, et tahtis tulla ja proovida, aga et lihtsalt, et kahjuks füüsiline tervis praegu ei luba nagu töötada siin Veinikas, on ju. Ja me, noh, see oligi kogu point, lihtsalt öelda. See oligi, et sorry, on ju, aga et Brenda ei saa töötada siin ja vastus pidi olema, et okei, noh, siis ei tööta ja mis seal ikka, eks ole, enam-vähem, see oli meie peas. Ja siis ta ütles, et aga kas sa seal Marseilles ei taha töötada või? Et seal on nagu, seal ei ole füüsiline ja saad raamatut. Ja, et sa võid raamatut lugeda ja noh, et aga peamine ikka, et noh, et tervise eest hoolid, et mõtle, et sa ei pea mulle kohe ütlema, et mõtle. Et mine koju ja mine koju täna, mõtle, anna mulle teada, on ju, et noh, et seal töö ei alga enne, kui põhimõtteliselt viinamäred tulevad, sest siis me veel panime kõik ülesse. Et mõtle, ta rahulikult, et mine koju täna ja siis noh, me vaatasime Brendaga üksteise otsa, et noh, et okei, et ta siis mõtleb. Ja siis ma arvan, me kõndisime süke hea 200 meetrit niimoodi vaikuses. Kumbki nagu täpselt, et see oli see mees, kes siis niimoodi karjus eelmine aasta Brenda peale. Oli kuri ja kõik kellel pidi täna hommikul ja kõiki õuduslood, kus ta kõiki vallandab ja kõigi peale karjub ja siis me olimegi mingi nojah, Brenda, noh, sa võid raamatut lugeda, et ma ei tea. Siin töö, nagu me mõlemad ei suutnud uskuda, mida me kuulsime. Täiesti šokis, siis ma mingi nagu raamatut saab lugeda, noh, miks mitte, noh, mul on kogu aeg. Ma arvan, et miks me jälle see teine aasta tulin ja miks me ka selle töö ütlen juba ette ära, ei ole vaja pikalt rääkida, võtsin ka selle pakkumise vastu, ehk siis ma teist korda teisel hooajal otsustasin, ma lähen sealt töölt ära ja ikka läksin tagasi järgmine päev. Et ma nagu, võib-olla see on nagu natukene see mina ka, et aga proovime. Et nagu ma saan ju alati ära minna. See on minu põhimõte nagu mingi väga paljude asjadega, et nagu tasub ju proovida. Just. Et noh, kui mul ei oleks seda, siis ilmselt ma ei oleks ka Austraalias tegelikult. Ilma inglise keeleta mine aussi. Ei no proovib, ne? Alati saab ära minna. Jah, ja noh, ainuke suur veel miinus selle töö juures oli see, et ma ei tea, jah, Brendad tõmbavad mingid ametid, mida on ainult üks terves Veinikas ja veel selle positsiooni eripära on see, et see on üks positsioon, kes käib täiesti oma graafiku järgi tööl. Jah, öösel. Ehk siis öötöö, aga kui ülejäänud Veinikas, kes töötab öösiti, tulevad õhtul 6.30 tööle, lähevad 6.30 hommikul ära, siis Brenda läheb 9.30 õhtul tööle ja läheb 9.30 hommikul ära, nii et täiesti oma graafiku järgi. Ehk siis, ja noh, meil oli üks auto ja Brendal ei olnud lube isegi, kui meil oleks 2 autot olnud või mis iganes. Nii et siis jah. Ja noh, see ongi kogu selle asja kõige ulmem osa veel ongi see, et see peamanager oli nõus sellega, et sina oma nii-öelda smoko ajal viid mind koju. Iga päev hommikul. Ja see on nagu kauem, saad siis tegelikult iga päev kauem smokol ka ju, kui sa mind koju viid. Me sõitsime koju mingi 10 mintsa või? Jah, nii et mu smoko pidi olema 15 mintsa, tavaliselt ma olin mingi 20-25 mintsa, eks ole. Ehk siis, nii et Brenda jälle üritas põgeneda. Ei saanud, ei õnnestunud. Nii et ja noh, siit ongi nagu see näide ka, et siis ma nägin esimest korda seda inimest nagu läbi teise pilgu. Et ei ole ainult see
kuri et on präänikud ka, ei ole ainult piitsa. jah. Jah. Ja mul läks, ma ei tea, nüüd ütlen nagu sina enne ütlesid, et jumala norm oli. Teine hooaeg ma olin väga rahul oma tööpositsiooniga. Siis oli väga kiire ka, arvestades nüüd järgmised aastad, on ju. Veinikasse tulid rekkaga sisse viinamarjad, ma võtsin endal samplit, siuke nagu mõmmi automaati, kujutate ette, tõmbate mõmmisid. No me juba eelmisest osast teavad. Jah, just, kui ei tea, mis on, mine kuule sealt, põhimõtteliselt selline väike office oli mul, siuke pisikene majakene, kus ma istusin ja siis hakkas meie aastate pikkune traditsioon, kus me nägime ennast 11 õhtut ja ainult põhimõtteliselt. Jah, 2 kuud. Nii et jah, siis teine hooaeg, ega mina vana ja pressisin mahla ja tegin veini ja mõllasin, et oli siuke chill, noh kindlasti oli väga palju veel chillim kui esimene aasta, et noh, juba teadsid kõiki ja jah, igastahes väga... Ei, see on jälle see sama asi, et esimene aasta sa pead ennast kogu aeg tõestama ja näitama, et umbes näe päriselt, ma ei käi tänkide taga ennast peitmas ja ma ei ole mingi, ma ei tea, et ma ei viitsi tööd teha või midagi. Teine aasta, kui sa oled juba nagu tagasi tuli ja siis see hoitakse sind rohkem ja sulle lubatakse rohkem tunde. Ja veel teine aasta nagu meil, noh siis oli COVID ja ka, ma ei tea, see võis mängida rolli, aga minu arust oli meil, noh ja nüüd ma olen siis kuulnud sinu käest ja noh, teiste inimeste käest ka, kes seal veinikas töötavad, et too aasta oli meil ikka minu arust mega hea see returniide kamp. Esiteks meil oli palju returniisid ja me saime kuidagi väga hästi läbi minu arvates ka, et kuidagi jah, ma ei tea, läks kuidagi väga sujuvalt minu arvates. Jah, noh olid inimesed, kes nagu tegid ja tahtsid tööd teha, et seal jah, oli nagu igast rahvusest lõppkokkuvõttes. Absoluutselt, ei oligi, meil oli väga... Aga kõik, seal oli palju eestlasi mingil määral. Ja palju eestlasi oli ka, aga ja... Prantslasi oli... USA-st, Inglismaalt. Kanada. Jah, et meil oli nagu kuidagi jah. Ja meil oli, ma räägingi, et nagu smokoruumis ka, et meil oli nagu siuke, kõik oli nagu ühtne kamp. Et ei olnud see, et olid mingid eestlased siin ja inglased siin ja need siin. Et me kuidagi kõik istusime koos ja asime juttu ja et see vist jälle olenes jah, päeva ja öövahetuse erinevused. Jah, et meil oli vähemalt jah, päevavahetus ja siis eriti, kui me alguses nagu asju üles panime, mul oli tunne, et oli nagu väga siuke ühtlane punt või ühtne punt. Aga teine aasta jah, mina ka ei mäleta... Draamavaba või? Ma ei mäleta jah, et oleks jah. Brenda sai üksi tööle, siis ei olnud draamat enam. See kõlab nagu ma ei oskaks tiimis töötada, vaata. Ei, no mitte selles mõttes. Nii et jah, ei, oli selline vaikne... Jah, ja noh, poole hooaja pealt sa tulid siis päevavahetusse. See oli veel aasta, kus ma siis jah, valget veini tehaks öösel, olin öösel tööl ja siis punast veini tuleb sisse päeval tähendab. Ja siis ma läksin päevavahetusse. Nii et jah, siis me tegime koos selle hooaja ära. Jah. Ja noh, peale... Kõik või? Jah. Ja seal enam-vähem me veel ise valisime, me olime juba seal nii ässad, et me ise valisime, millal me lõpetame. Oli ka või? Ja, sest meil oligi... Minu vanemad tulid peale seda hooaega ja siis oligi see, et algselt meil oli isegi lennupiletid olid ostetud vanematele, aga siis ma ei mäleta, mis põhjusel me lükkasime nädal aega hiljemaks ja siis meil oli algselt oli öeldud, et me lõpetame nagu mingi, ma ei tea, 1. aprill ja siis me läksime, ütlesime, kuule, mul vanemad tuled hiljem, et me võime nädal aega veel töötada, siis mingi väga jah, töötate veel nädal aega. Et siis me... Ei no seal ongi see, et kui on ikkagi lõppkokkuvõttes suures pildis ju kõik tahavad ju hoida töötajaid, kes on sulle kasulikud. Ehk siis nagu kui sa juba selle positsiooni oled ära saavutanud, siis ei ole nagu palju vaja, kui lihtsalt sa oled normaalne edasi ja suhtled normaalselt ja annad teada, kui sa tahad varem ära minna, nagu et sa ei tee hooajaga lõpuni või mis iganes on ja et noh, siis samamoodi antakse see võimalus, kuule ma lähen ära, aga kuule davai, ma teen nädal veel on ja. Just. No ja siis ongi see, et me tegelikult siis meie loos jõuame siis selleni, miks ja kuidas me siis ka, ma siis tegin 3., 4. ja 5. aasta, miks on see teinud, et see tuleb nagu sealt ja siis me lõpuks need kõik jõuavadki puntaras niimoodi tänase päevani välja, on ju. Aga jah, 3. aasta siis, kuna ma olin siin linnas, mõtlesin, mis me alustasime siis soolehega, hea raha süst on ja tegin nii muuseas cateringi ja siis käisingi korra aastas seda veinikat tegemas.
sa 3. aasta puhul mäletad veel midagi või? sa juba kuidagi oled siuke kahtlane, et sa ei mäleta? ei mäleta või? No see augustis või septembris Brenda ütles, et ma tulen tagasi, aga siis läks paar kuud läks mööda ja siis meil üks tuttav, kellega me koos Veinikas töötasime, ta kirjutas mulle, et noh, seal meie Veinikas said nagu mingid lühikesed püksid ja särgid said ka. Ja siis me oleme suht sama suurusega ja siis ta kirjutas mulle, et kuule, et kas sul on neid pükse veel alles, et mis suurus püksid sa tellisid, et mul ei ole neid enam. Ja siis ma küsin Brenda käest ka, et kuule Brenda, et kas sul ka neid riidetellimuse mingeid meili või asju on juba tulnud, et ma nagu ei ole midagi kuulnud. Siis Brenda mingi, ei, ma ei tea küll, et oleks olnud. Ja siis Brenda läks vaatama oma meili ja pani selle Veinika nime sisse ja siis seal oli siuke 6 meili caps lock'is, et kas te ikka tulete meile tööle enam-vähem? Minu arust ei tulnud isegi siis välja, nad olid rämpsposti läinud. Need olid rämpspostis sul. Minu küsimus on see, et kui ma olen 2 aastat käinud seal Veinikas, vahetanud neid meile, kõik asju, et kuidas siis nüüd järsku 3. aasta läheb rämpsposti, on ju? Ja noh, selles mõttes sul on ka nagu, et sa elad siin, nad on sulle mitmeid aastaid saatnud sõnumeid, millal tööd on, millal tööd ei ole. Ja ma rääkisin ju peamänedžeriga, enne kui ma ütlesin üldse seal augustis või septembris oma jah-sõna, ma rääkisin selle peamänedžeriga ju sõnumites, et kas ma saan sellele samale positsioonile tagasi, et kui ma saan samale positsioonile, siis ma hea meelega tulen, kui mitte, siis ma ei saa tulla. Ja ta oli mingi muidugi, tuled siia, bla bla bla, on ju. Ja siis mul oli, aga noh, miks ta läks ilmselt rämpspost oli see, et see inimene, kes nüüd värbamisega tegeles, oli uus. Uus meil oli siis arvatavasti tema nimega. Ja mingil põhjusel see läks rämpsu. Ja siis ma ju saatsin meili sellele inimesele, et kuule, mis ma siin alles nüüd kuulsin ja mis toimub, et ma olen oma jah-sõna öelnud. Et miks ma ei ole saanud mingeid meile ja asju. Aga ongi see, et kõigepealt küsitakse sul septembris, kas sa tuled, sa ütled jah. Ja siis sa pead novembris või millalgi siis uuesti kinnitama, teise jahi ütlema. Aga mina neid meile kätte ei saanud ja meil oli siis ettevõtte, mul oli nii palju muid asju teha, et ma ei näinud, noh, ma ei käi rämpspostis kontrollimas oma kirju, on ja. Ja siis ta ütles, et ei saa enam, positsioon on läinud. Et kuna sa ei öelnud oma jah-sõna, siis ma kirjutasingi talle vist, et miks ma riidetellimust ei saanud või midagi. Siis ütles, et kuna sa ei vastanud novembris, siis positsioon on läinud, et ei saa. Siis ma ütlesin, et okei, selge, et ma lihtsalt annan märku, et ma muidu elan siin samas linnas, et kui peaks nagu olema midagi, koht vabanema või midagi, siis andke teada. Ja selle meili ma saatsin talle reede õhtul. Ma sain talt reedel vastuse, et seda positsiooni pole enam. Ja siis me saatsime sellele peamänedžerile sõnumi. Saatsid Pestukale ka miskisid väiksema sõnumi teele. Või no kirjutasimegi, et noh, hei, et noh, ma ei näinud seda ja et lihtsalt annan sulle ka teada siis, et ma ei saa tulla ja et kui peaks midagi vabanema, siis anna märku, sest noh, mul oli see on jälle, see toobki selle näile, et see jumal seal otsustab mingeid asju ja siis see nagu office otsustab teisi asju, vaata. Ja siis ta ei vastanud vist mulle sellele, aga mulle helistati esmaspäeval kohe. Ja helistati öeldi, et kuule, koht vabanes, sul on koht olemas. Esmaspäeva hommikul esimese asjana. Ja reede õht, nagu ma ei usu, ma ei usu, et see koht vabanes, aga selles mõttes see koht oli tegelikult kogu aeg minu oma, vaata, seal on ju, aga nad ei teadnud, või ma ei tea, vahet ei ole. Point oli siis, ja ma olin selle ära unustanud. Nii et jälle nagu iga aasta mingi jama ja see oli jälle nagu, mis toimub. Ja siis ma veel läksin niimoodi, et ma pidin siis minema uuesti seda confined space'i tegema. Aga kuna ma töötan niikuinii seal, ma ei puutu tegelikult platsil asjadega kokku, siis ma küsisin, kas ma pean minema seda koolitust tegema. Ja see oli mingi kõik peavad minema, pead tegema, bla bla. Ja siis ma küsisin selle peamänedžerit, ütles, ei suva, ära mine. Nii et siis ma juba 3., 4. ja 5. aasta oli natuke teistmoodi, aga põhimõtteliselt 3., 4., 5. aasta ma läksin niimoodi, et ma käisin selle alko- ja narkotestil ära, siis füüsilist testi see tüüp vaatas mind, ütles, kuule, sa oled mingi 4. aasta, ma ei viitsi teha, mine ära, vaata. Ja siis koosolekul käisin, nagu kus siis räägiti antiriided. Ja siis esimesel päeval ma käisin, koristasin oma selle office'i ära ja siis ülejäänud mingi paar nädalat ma ei käinud tööl, kuniks siis teised panid asju valmis, kuniks siis alles hakkasid viinamarjad sisse tulema. Ja noh, viimased aastad siis ongi olnud see, et
kuna meil on see ettevõte on ju ettebränd ja siis mul ongi jaanuar-veebruar väga palju arvutitööd, et siis ma seal rekkade vahel ei loe raamatut, nagu mulle öeldi, et võid raamatut lugeda, et ma siis teen tegelikult enda ettevõtte asju. Just. Ja siis samal ajal paralleelselt teen siis veinikatööd. Nii et, jah. Nii et jah. Ja jah. Siin me oleme, 5 aastat Siin hiljem. me oleme. 7 vintage'it 2 peale. Sinul 5. Minul 5, kes oleks seda arvanud, on ju. Et jah, kui te nüüd võtate need podcasti alguse lood, eks ole, et kas oleks arvanud, et Brenda jõuab 5 vintage'ini, eks ole. Jah. Ja nüüd on kõik siis, jah? Ja nüüd on kõik. Kindel, jah? Jah, kindel. Äkki ühe ikka, Lõpeta ära. Et liiga keeruline, et ei saa enam niimoodi öösiti teha, et sellist graafikut ja niimoodi tööl sa saadki käia siis, kui sa elad kuskil kellegi juures või eladki seal, me ei ole kunagi backer-house'ides elanud teadlikult põhjusega, mida iganes. Või no vähemalt see, nii, et see on su ainuke kohustus, põhimõtteliselt on see point. Point on jah see, et elad sa siis, üürid kuskil tuba, see on see point. Et siis sinu nagu hoolitseda on seda oma toa eest hoolitseda, pesu pesta, süüa endale teha ja käid tööl. Kui sul on juba nagu majapidamine ja sükene elu, siis on juba, me enam ei tule välja sellega, on ju, me kuskil podcasti osas sellest rääkisime. Ja miks ma ütlesin, et vahepeal kogu aeg, et tuleme selle juurde tagasi, et see inimene nagu, ma täna näen neid asju teistmoodi, kui ma nägin siis see esimene aasta, ma üritasin neid asju rääkida siis selle esimese aasta Brendana, on ju. Et ma saan aru, et seal peabki olema see üks natukene kurjem inimene, kes üritab mingit ranget joont hoida, sest ka selle kõrval nagu järjest rohkem nüüd, kuidas ma ütlen, hispaania keelt kõnelevad inimesed on nagu väga palju on neid seal, on ju, ja näiteks praegu ka, et kui mina, suures pildis on see, et üldse mitte halvaga, aga me oleme 6. aastat Austraalias. Yeah. Me oleme kõik selle nii-öelda backeri teekonna läbi käinud, saad kokku kellegiga, räägid nii, kus sa töötanud oled, mis töökohad, räägi, ma panen kirja kõik mingid asjad, on ju. Nii, kas sul oled juba Cottonisse kandideerinud, okei, kas sul elamine on, kus linna sa lähed, mis firmasse, bla, 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 on ju. Väga tore, väga tore on tutvuda inimestega, väga tore on jagada neid asju, aga me oleme teinud seda nagu 4 aastat. Jah, me oleme sellest ringist. Mul on juba nagu teistmoodi elu või nagu päris, mitte, et see ei olnud päris elu, ma iga kell valiks backeri elu, käiks reisiks, teeks neid asju. Hetkel oleme siin ühes kohas, mul on teised asjad. Ja ma ei viitsi seda sama plaati rääkida, selles mõttes, et ma ju räägin ühele seda sama lugu, siis ma räägin teisele seda lugu, ma ei jaksa enam. Just. Ja siis võib-olla nagu see on üks põhjus, miks me näiteks olen natuke rohkem viimasel aastatel veinikas ennast eemal hoidnud. Ja teine põhjus ongi see, et see sama asi, mis me just rääkisime, et see on ebaviisakas, kui kõik räägivad ainult eesti keeles näiteks ruumis, siis see võtab ära võimaluse tegelikult teistelt inimestelt tutvuda, olla avatud, suhelda ja nii edasi, et samamoodi, kui ma lähen Smoko ruumi, kõik räägivad hispaania keeles ja siis võib-olla on see, et see on see nagu, kes mingi kellegiga ei suhtle ja mingi ülbe vaata. Ei, ma ei ole ülbe, mul ei ole isegi antud nagu suures pildis ju varianti suhelda, et ma ei oska hispaania keelt, sorry vaata. Ja mul ei ole nagu suures pildis huvi ka, et paar korda ma nägin, kui tegelikult olid nagu kõik, kes räägivad hispaania keelt ja siis oli nagu eesti tüdruk, nad rääkisid kõik ilusti inglise keeles, aga siis nagu mingi kindlad inimesed tulid sinna, istusid sinna, hakkasid kohe hispaania keeles rääkima ja siis see tüdruk jäi kuskile sinna nurka nagu oma ette ja siis siis ta oli seal, läks telefoni ja edasi. Et ma nagu hästi palju jälgisin selliseid asju. Nii et jah, sellised lood ja mälestused nendest 2/7 vintage'ist. Kindlasti on väga palju lugusid, mida me, nagu me alati räägime, mida me ei mäleta ja meil on plaanis kindlasti jätkata ka seda meie lugusarja, kus me järjest räägime oma Austraalia seiklusest ja siis seal saame jagada ka kindlasti mingeid lugusid, aga jah, neid mõtle juba lihtsalt, et igas puhtalt 5 aastat nagu 5 aastat, kõik need inimesed, kes on läbi käinud, kellega me oleme tutvunud, kellega me oleme juttu rääkinud, sinul kõik need mingisugused rekkajuhid, et kõigil on nii põnevad lood ka. Et minul üleeile hommikul just üks farmer, kes on siis minu klient,
tuli lihtsalt, tal oli natukene kemikaali oli meie baasis, tuli sellele järgi ja siis ta tuli küsis mult, et kuule, kas Brenda on veel tööl veinikas või ta juba lõpetas, siis ma mingi ta lõpetas. Ehk siis need on ka nüüd omamoodi veel läbi põimunud, eks ole. Ja, et sealt ka ju mingid inimesed on tulnud hüpanud mul sinna office'isse sisse mingi, tervita Hansu. Ja siis ongi, ma saan hommikul, siis kui see just algas, siis saingi hommikul mingi sõnumi, et mingi Glen tervitab. Mingi, mis Glen tervitab. Ja siis selleks ajaks, kui mina seda sõnumit nägin juba, või ma ei mäleta enam, igastahes enam-vähem Brenda magab või jah, ja siis ma mingi mitu tundi vaatan seda sõnumit, mingi Glen tervitab, mina ei tea, mis see tähendab. Kuule, kõige suurem error oli mul see, et ma olen aastaid näinud ühte nägu, aga ma ei mäleta, vaata, sa näed nii palju nägusid, sa tutvud nii paljude inimestega, sa räägid nii paljude inimestega üleüldiselt, on ju. Ja siis see aasta läheme meie Hansu tööpeole, jõulupeole. Hansul ei ole mingi mega suur tiim selles mõttes, et nagu siin baasis on ju. Ja mis me oleme 3 aastat käinud seal peol või 4 aastat? Jah, kolmas jõulupidu oli see aasta, jah. Ja siis Hans tutvustab mind ühele inimesele. Mina mingi, jaa, tore on ju. Ja mega tuttava näoga. Siis ma mingi, kus ma teda näinud olen, ma üldse ei mõelnud. Ja siis ma mingi, ma ei tea, ju siis, kas ta on veel mingi jõulupeol olnud või ma ei tea, mida iganes on ju. Mingi Thompsoniga seotud või? Jah, näinud äkki seal teda, sest ma ju käin su töö juures ka ja kõik asjad. Ja siis mingi 2 päeva hiljem mul lööb pähe. Ma mingi, issand, ma ju näinud teda veinikas, ta on rekkaga olnud seal, vaata. Ja siis see aasta ka ta midagi tuli ütlema mulle, et tal ei ole seda nagu, tal ei ole skännida midagi. Ja siis mul ka nagu tekkis ajus lühis, ma mingi... ma olin just suga jõulupeol koos, vaata. Ma ei jõudnud öelda talle ka midagi. Ja siis nagu see jõudis mul alles 2 päeva hiljem, et me olime nagu koos jõulupeol, et kuidas me sealt nagu ja kunagi ei tea, on ju, et seal on ju tegelikult väga palju farmereid, kes tulevadki, toovad ise oma need viinamäärid sisse. Nii et see on väga hea koht, kus tegelikult oleks saanud endale farmi töö, vaata. Töötajad pole vaja, ma siin lõpetan värki, on ju, et tegelikult igas töökohas see on see sama asi, et lihtsalt mine kuskile tööle ja sealt sa võid saada omal uued kontaktid, vaata. Just. Aga mis ma tahtsin veel võib-olla lõpetuseks öelda, et miks ma siis enne nagu ütlesin, et see Brenda mõtles esimesel aastal nii, täna ma näen asju teistmoodi, on siis see, et see peamanager peab olema selline. Sest see, mida ta peab seal ohjas hoidma, on tegelikult ikka päris nagu ma ei viitsiks, ma ei jaksaks, et see, et nagu ma ei nõustu väga paljude asjadega, kuidas väga palju farme, need süsteemid, kuidas mingi juhtimised ja asjad käivad. See karjumise teema, cancel niikuinii, siuke asi ei sobi mulle või üldse nagu mingi positsioonide teema. Sa võid hoida ranget joont ilma karjumata. Jah, just. Et ongi, et autoriteedi sa teenid välja nagu, et sa ei teeni välja autoriteeti positsiooniga. Sa teenid välja autoriteedi sellega, et sa oled austusväärne, sa tead võib-olla natuke rohkem kui teised, sa oled teiste inimeste seljatagune, sa oled tugi, nad teavad, kelle poole pöörduda sinu poole, sellega sa teenid välja austuse ja sellega sul tuleb autoriteet ja sellepärast on ju positsioonid töökohtades. Miks on vahetuse vanem, miks on need inimesed sellepärast, et nad peaks teadma rohkem kui need, kes on siis mis iganes alles tulnud tööle, nemad õpetavad, nemad aitavad, nemad on seljatagune. Just. Nii et sellega teenitakse autoriteet välja, mitte karjumise või sellega, et mina olen siin positsioonis, mulle siuke asi üldse ei meeldi ja ja tegelikult see ei ole, et mõni inimene nüüd niimoodi arvab, tavaliselt see on süsteemis sees. See peab olema nagu kompanii sees, on siis kas see, et meil on nagu positsioonid, aga mitte ükski inimene ei tohi ennast positsiooni najal kuidagi tõsta, versus sul on nagu kompaniid, kus on see positsioon nagu mingi, jälle juhtimise teemad, kuidas keegi juhib on ja lõppkokkuvõttes. Et ma nagu mingil et sellega ma ei nõustu, see ei ole okei, bla, 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 vaata, et see autoriteedi umbes mingi karjumine ja sellega kuidagi saavutada midagi. Aga tema puhul ma nägin nagu tol hetkel võib-olla nagu ühest küljest seda, et täna ma mõtlen lihtsalt, et sul tuleb korraga nagu 70 töötajat sinna
ja ongi nagu pooled neist, kes chillivad telos. Ja üritavad võimalikult palju raha võimalikult vähese tööga saada. Ja noh, tegelikult on lõpuks see, et temaga vastutab selle ees, et need inimesed elusalt sealt nagu ära läheks suures pildis. Ma tean, et see võib kõlada hästi dramaatiliselt ja issand jumal, nii hull see asi ei ole, aga nagu tegelikult on, et nii palju forkliftiga nagu ma olen kuulnud, inimesed on telefonist, nagu inimesed saavad surma läbi forklifti asjade samamoodi, et kui sina jalakäijana kõnnid vales kohas, kui sa näed forklifti, mis iganes, vaata, su tähelepanu ei tohi olla hajutatud ja selleks peab olema platsil keegi, kes siis noh, ju siis see hirm on see, kuidas nemad siis töötavad seda, vaata. Ja miks see peamanager võib-olla oligi minuga siuke, vaata, oligi see, et ta käitubki niimoodi alguses, sellepärast, et ta kahtlustab kõiki. Kõik lihtsalt valetavad töötunde, kõik teevad seda ja sa pead tõestama talle vastupidist, ta juba arvab niimoodi. Ma ei pea seda õigeks, aga suures pildis ma ei ütle, et ta nüüd nii halb. Nüüd, miks ta miks ta nii teeb ja ta ei ole halb inimene ja tegelikult oskab väga hästi suhelda ka ja tegelikult on väga tark, ta on selles mõttes, tal on vist see positsioon, jällegi tal on välja teenitud see positsioon, mis tal on, sest ta vist tõesti teab kõike sellest veini teemast, et mitte keegi ei tea nii, nagu tema teab. Eriti sellest veinikast, ta teab kõike läbi lõhki igat polti ja nutrit. Ja, et kui mitte keegi ei oska, siis tema oskab. Just, nii et ei, ma olen sellega nõus ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et ta ei ole halb inimene selles mõttes, et ma nagu, ja mina tahan lihtsalt siia lõpetuseks veel öelda seda, et mina soovitan kõigile veinikatööd Austraalias, minu arust see on, nagu ma enne ütlesin, vähemalt parim farmitöödest, mida mina olen teinud. Nii et ja mina nõustun ja meie toome selle välja selles võtmes, et see on kõige huvitavam töö, sa saad seal oma aju kasutada, aga nagu väga paljud võivad tuua ka seda välja, et see on suht kõige parem, kõige kõvem palka, aga see jälle oleneb, kas sa siis lähed sinna, kus sa teed oma 8 tundi 5 päeva nädalas või saad sa siis veinikasse, kus on rohkem tunde ja lõpuks raha pärast ei tasu üldse kuskil minna, sa kunagi ei tea, mis aastaaeg tuleb ja või noh, raha pärast me kõik sinna lähme lõppkokkuvõttes või farmipäevade pärast, aga selles mõttes, et me kuskil rääkisime ka, et välja arvutada enam-vähem, vaata. Et nüüd ma saan see 3,5 tonni nädalas, töötan 8 nädalat, summa on selline. Sa ei saa seda arvestada, sest sa ei pruugi üldse tunde saada. Eriti veinikas on väga ilmast olenev ka, nii et ja võt, tõmbame siin otsad kokku. Suur aitäh, et kuulasite, nagu alati, kui tahate osasid varem kuulata või lihtsalt meid toetada, siis selle jaoks on meie Patreoni leht, kui tahate meie igapäevase tegevusega kaasas käia, siis TikTokis ja Instagramis miks mitte Austraalia ja meil alati võib kirjutada ka miks mitte Austraalia @gmail.com. Suur aitäh teile, et kuulasite seda veinika teekonda ja näeme teiega juba järgmises episoodis. Tšau. Tšau.